B-klassile selle asja salvestada, aga hakkas. Et mitte siis kogu aeg rääkida pöörlemisteljega kehade tasakaalust, lepime siis kokku, et me kasutame pöörlemisteljega keha mudelina kangi. Selle kang on siis selline tahke keha, mis on mingisugusest punktist toetatud. Ja eks ole, kang saab siis pöörelda, no mitte küll päris vabalt, eks ole, aga siiski ta saab pöörelda selle toetuspunkti ümber. Toetuspunkt. Ja kui nüüd, eks ole, kangile ükskõik kummale poole siis sellest toetuspunktist rakendada mingisugune jõud, siis hakkab see jõud seda kangi pöörama. Ja saab siis näidata seda, et mida tugevam on jõud, seda rohkem see kang pöördub. Ja teine, millest selle kangi pöördumine sõltub, on see, kui kaugel toetuspunktist see jõud mõjub. Seda kaugust jõu mõjusirgest kuni pöörlemisteljeni, seda nimetatakse jõuõlaks ja nii saame siis füüsikalise suuruse, mis kirjeldab siis jõu pööravat mõju kangile või mis tahes teisele kehale. Et kui meil on, eks ole, mingisugune teine keha, eks, ja ta on siis, no näiteks üles riputatud, siis see õlg on siis selle jõuga alati risti. Ja eks ole, mida pikem on õlg, seda lihtsam on siis seda keha pöörata ja loomulikult, mida suurem on see jõud, seda lihtsam on seda keha pöörata. Kuna see jõumoment võib pöörata keha nii kellaosuti suunas kui kellaosutile vastupidises suunas, siis peaksime sõlmima kokkuleppe, et millal me loeme seda jõumomenti siis positiivseks ja millal negatiivseks. Ja millegipärast on siis kokku lepitud niimoodi, et kui jõud pöörab seda kangi päripäeva ehk kellaosuti suunas, siis loetakse see jõumoment negatiivseks ja kui ta pöörab kellaosutile vastassuunas ehk vastupäeva, siis loetakse see jõumoment positiivseks. Ühele ja samale kangile võib mõjuda väga mitu erinevat jõumomenti. Eks. Ma võin siia näiteks mingisuguse jõu F2 rakendada, eks ole, tema õlaga. Võin rakendada mingisuguse jõu F3, eks ole, tema õlaga
minu pärast veel võin siia rakendada näiteks jõu F4 tema õlaga ja nii edasi. Neid jõudu ja õlgasid võib ühele kangile mõjuda tegelikult kui tahes palju. Eks? Ja igaüks neist püüab kangi pöörata. Mõnikord kang hakkab pöörlema, aga mõnikord kang ei hakka pöörlema. Ja seda olukorda, kui kang ei hakka pöörlema, nimetatakse, eks ole, kangi tasakaalu olekuks. Nii et, eks ole, kui selle pliiatsid siin selle joonlaua peal sättida, siis piisava ei tule välja. Et piisava niimoodi tasakaalu punkti leidmise korral võib siis tekkida olukord, eks ole, et see pliiats ei hakka siin pöörlema. Ma võin leida nii-öelda loomuliku tasakaalu punkti, aga kui ma seda pliiatsit siin näpuga toetan, ehk siis lisaks pliiatsile mõjuvale raskusjõule ka minu sõrmejõud avaldab oma pööravat mõju. Ka siis, eks ole, on saavutatud siis tasakaalu olek. Ja kui nüüd see kangi tasakaal võtta kokku valemina, siis kang on tasakaalus siis ja ainult siis, kui kõikide kangile mõjuvate jõumomentide summa on võrdne nulliga. Ehk siis kõik need jõumomendid, mis püüavad kangi pöörata päripäeva ja kõik need jõumomendid, mis püüavad kangi pöörata vastupäeva, nullivad siis vastastikku üksteise mõjud ära. Ja järgmisena püüamegi siis vaadata ülesandeid, mis siis kasutavad just nimelt selle kangi tasakaalu oleku tingimust. Ja näidisülesanne number 12. Ja ühes asjas võiksime muidugi veel siin kokku leppida. Nimelt siis selles, et nii nagu me tegime liikumishulga jäävuse seaduse puhul jooniseid, nii nagu me tegime energia jäävuse seaduse puhul jooniseid, et nii teeme ka siis kõigi nende kangi ülesannete puhul joonise, sest et meie jaoks on väga oluline ära fikseerida see, millised jõud meie kangile mõjuvad. Ülesandes 12 on öeldud siis, et selle kangi pikkus on 3 meetrit ja see kang on siis toetatud ühest otsast 50 sentimeetri kauguselt. L ei ole hea, L oli meil see jõuõlg, tähistame seda S-iga, ehk ka S ei ole hea tähis. Ehk siis meil on kang, eks, mille pikkus on 3 meetrit ja selle pöörlemistelje kaugus kangi ühest otsast on siis
50 sentimeetrit ehk 0,5 meetrit. Üsna loogiline on, et teise otsa kaugus toetuspunktist on 2,5 meetrit. Kui kang on kokku 3 meetrit ja toetuspunkt on ühest otsast 50 sentimeetri kaugusel, siis eks ole teisest otsast peab ta olema 2,5 meetri kaugusel, sest need 2 kaugust kokku peavad andma meile 3 meetrit. Ja kangi kohta on siis veel öeldud seda, et tema mass on 6 kilogrammi. Ja nüüd küsitakse, et kui suure jõuga tuleb mõjuda kangi lühemale otsale, et kang jääks tasakaalu. Eks meil on siis olukord, kus ühele poole jääb hästi palju sellest kangist ja teisele poole jääb hästi vähe. Kui ma nüüd, eks ole, selle pikema otsa juurest toe ära võtan, hakkab see kang pöörlema sinna pikema otsa suunas. Selleks, et kang jääks tasakaalu, peame me siia lühikesse otsa, eks ole, rakendama mingisuguse jõu. Ja seda jõudu meie käest siis küsitaksegi. Miks see kang hakkab sinna pikema otsa suunas pöörlema? Just, kangi erinevatele osadele mõjub erinev raskusjõud. Ja siin tuleks nüüd rääkida sellisest mõistest nagu masskese. Ehk tegelikult on väga raske see ülesanne, sest et me peaksime vaatama kangi erinevatele osadele mõjuvaid raskusjõudusid. Ehk siis põhimõtteliselt me peaksime igale kangi molekulile mõjuvat raskusjõudu arvutama. See on ka superarvutile üle jõu käiv. Ja sellepärast kasutataksegi lihtsustust, mida siis nimetatakse masskeskmeks. See kang jagatakse siis mõtteliselt 2 osaks. Üks osa ja teine osa. Ja kujutatakse siis ette, et kogu selle osa, mille ma siin siniseks värvisin, mass, ei ole mitte jaotatud ühtlaselt siin kangi sees ära, vaid on koondunud ühte punkti, mis asub täpselt siin selle osa keskel. Ja selle teise otsa mass asub siis selle lühema otsa keskel. Nii et kui ma nüüd räägin sellele siniseks värvitud kangile või kangi osale mõjuvast raskusjõust, eks, siis see jõud on võrdeline selle sinise otsa massiga. Ja kui ma räägin, eks ole, sellele rohelisele otsale mõjuvast raskusjõust, siis tema on võrdeline selle rohelise otsa massiga.
Nüüd, kuidas me saaksime teada, kui suur on selle sinise osa mass ja kuidas me saaksime teada, kui suur on selle rohelise osa mass? No, paneme selle G ka kirja, eks ole, ehkki see G on meil kogu aeg ju üks ja seesama, see vaba langemise kiirendus 10 meetrit sekund ruudu kohta. Ja küsitakse meie käest siis selle lisajõu suurust, mis seda kangi tasakaalu hoiaks. Et kuidas me saaksime teada, milline on nüüd selle sinise otsa mass ja milline on siis selle rohelise otsa mass? Me teame, et kangi pikkus on 3 meetrit ja see 3 meetrit jaguneb siis 50 sentimeetrit ja 250 sentimeetrit. Eks selle rohelise osa pikkus on 50 300 kangi pikkusest ja selle sinise osa pikkus on 250 300. Kuna kang on ju meil ühtlane keha, siis mass jaguneb ära täpselt samas proportsioonis. Ehk siis kui selle lühema osa pikkus, eks, on 50 300 kangi pikkust ja pikema osa pikkus on 250 300, siis mass jaguneb ära täpselt samas proportsioonis. No, eriti tublid, eks ole, taandavad veel need ära, eks ole, 1/6 ja mis ta siin on, 5/6 on ju. Ja järelikult on ju ka massi proportsioon on sama. Selle rohelise osa mass, ehk siis M2, on 1/6 kangi massist ja selle sinise osa mass on 5/6 kangi massist. Kuna kangi mass oli meil 6 kilogrammi, eks ole, siis selle lühema otsa mass on 1 kilogramm ja pikema otsa mass on 5 kilogrammi. Järelikult pikemale otsale mõjub raskusjõud 50 newtonit, sest et raskusjõud on, eks ole, massi ja vaba langemise kiirenduse korrutis. Ja lühemale otsale mõjub 10 newtonit. Ma nüüd natukene täiendan seda joonist, aga et see joonis mul siin liiga sigri-migriks ei läheks, ma teen uue kangi, eks. Mul on nüüd kang, eks ole, mis on toetatud 0,5 meetri kauguselt ühest otsast, ehk siis 2,5 meetri kauguselt teisest otsast. Täpselt lühema otsa keskele mõjub raskusjõud 10 newtonit. Ja pikema otsa keskele mõjub raskusjõud 50 newtonit. Mõlemad need jõud proovivad kangi pöörata
See 50 newtonine jõud proovib pöörata kangi kellaosuti suunas ehk päripäeva ja 10 newtonine jõud proovib kangi pöörata vastupäeva. Selleks, et ma saaksin teada selle jõumomendi ehk siis seda pöörlemist kirjeldava suuruse, on mul tarvis teada nende jõudude õlgasid. Milline või kui pikk on siis selle F1 ehk selle sinise jõuõlg? Kui, eks ole, see masskese asub täpselt selle 2,5 meetri keskel. Kuna masskese asub ju selle kangi osa keskel, siis järelikult see jõuõlg on võrdne poolega 2,5 meetrist. Ehk siis see L1 on, see oli vist meil S2 tähistatud siin, jah. Ja poolega 2,5 meetrist, ehk siis 1,25 meetrit ja L2 on, eks ole, pool siis sellest lühema otsa pikkusest ehk 0,25 meetrit. Ja meil oli veel, eks ole, ka kolmas jõud, see, mida siis meie käest küsitakse. Kui pikk tema õlg on? Selle punase jõuõlg. Ehk siis kaugus pöörlemisteljest kuni jõu rakenduspunktini. – 0,5 meetrit, eks. Ja nüüd me hakkame sisuliselt siis lahendama uut ülesannet. Meil on teada, et kangile mõjub 3 jõudu. 2 jõudu on meil teada, 3. ei ole teada, 3. otsitakse. Küll on aga teada kõigi nende 3 jõuõlad. Ehk siis tegelikult puudub vajadus nende ülesannete või selle andmete uueks kirjapanekuks, aga et see asi oleks meil klaar ja niimoodi silmnähtavalt jälgitav, siis ma panen kirja, eks ole, selle esimese jõu ja tema õla. Teise jõu ja tema õla. Ja 3. jõu ja tema õla. Ja nüüd on siis see koht, kus me saame rakendada seda momentide tasakaalu reeglit. M1 pluss M2 pluss M3 peab võrduma 0-ga. Meil 4. ei ole siin, eks ole. Kas see sinine jõud pöörab meil seda kangi kellaosuti suunas või kellaosutile vastupidises suunas? Osuti suunas. Järelikult, eks ole, arvutustes tuleb tema võtta miinusmärgiga. Nii on kokku lepitud. 2 ülejäänud jõudu, nemad keeravad mõlemad kellaosutile vastupidises suunas. Ehk siis see M on positiivne ja ka see M
2 on positiivne. Me saame need M1 ja M2 välja arvutada, sest kõik vajalikud suurused selleks on olemas. On ju, M ehk siis jõumoment on siis jõud korda tema õlg. M1 on siis miinus 50 korda 1,25 ehk siis 62,5 ja ühikuks on newton korda meeter. Me võiksime selle küll ka kilogrammideks ja sekunditeks teha, aga see newton korda meeter on väga okei ühik. M2 on aga, eks ole, pluss 10 korda 2,5 ehk 2,5 newton korda meetrit. Järelikult miinus 62,5 pluss 2,5 pluss M3 võrdub nulliga ja see M3 on, eks ole, 60 newton korda meetrit. M3 on F korda L3 ja järelikult F-i saame, kui me selle M3 jagame tema õlaga. M3 jagatud tema õlaga ehk siis 60 newton korda meetrit jagatud 0,5-ga, eks. On siis 120 newtonit. Ehk siis jah, kui me tahame, et see kang, mis on 6 kilogrammi raskune ja 3 meetri pikkune, jääks tasakaalu, siis me peame sellesse lühemasse otsa rakendama jõu 120 newtonit. Ehk teiste sõnadega, kui me selle 120 newtonit teisendame näiteks raskusjõuks, ehk riputame siia otsa mingisuguse keha, eks, siis selle keha mass võib olla 12 kilogrammi. Siin lühemas otsas, eks ole, ripub raskus 12 kilogrammi ja teises otsas ei ole mitte midagi. Teise otsa raskusjõud tasakaalustab siis selle ära.